Tšau, discgolfi sõbrad! Oleme siin Discgolf Express YouTube'i kanalil, vaatame EDGL Pro karikasari 2025 esimest etappi Holstre Polli discgolf pargis. Minuga siin täna Mikk Mõts. Tere! Ja kohe hakkamegi siin mängijaid vaatama. Esimesena Mauri Villmann. Esimene ring tummine -9, mis sa arvad? Korralik reitingu poolest ka ikkagi, et Mauril on väga kõrge reiting ja sellest oli korralikult ka üle. Tema esimene ring hinnatud oli. Teisena siis kohalik poiss Mats-Erik Tõhk, 7 alla, samuti 1031 reited ja korralikult üle oma reitingu Mats mängis, et need metsad on talle kindlasti tuttavad siin. Ja väga hästi mängitud ring ja nüüd Roland Kaur Tartust, samamoodi -7. No ütleme niimoodi, et esi3 on väga lähedal ja väga heade skooridega esimesed ringid maha tulnud. Ja viimasena siis liiderpoolis Kristo Raik skooriga 5 alla. Arvestades Holstre rada, siis 5 alla on samamoodi väga tummine ring ja kindlasti liiderpooli kohta ka väärib selle skooriga. Väga hea ja nüüd kuulame, kuidas Jako Känd meid sisse vaatab. Ilm oli 13 kraadi ja päikseline. Kiired nukid. Ja esimene rada on siis par 3, 103 meetrit. Siuke üsnagi tehnilist viset nõudev rada. Paremakäelisele mängijatele rohkem eelistatakse siis tagantkäe sellist üleminevat. Et saab ka eeskäega midagi siia voolida, aga üldjuhul siis tagantkäet eelistatakse ja ketast peab tegema ka väikse flexi, et täitsa kuidagi haiseriga siin kohale ei jõua. Jah, aga tegelikult me vist teame isegi paari mängijat, kes läksid siin eestkäega ja minu meelest oli isegi Birdis. Kindlasti on tehtav. Tere päevast! On pühapäev, on teine võistluspäev ja kell on saamas 3. Oleme oma võistlusega lõpusirgel, jäänud on meil viimane kuul. Kuulbet Eesti discgolfi liigu karikasarja avaetapp siin Holstre Polli discgolfi pargis. Meil on jäänud MPO divisjoni liider kuul. Avapäeva tulemus par -9. Palun ideale Mauri Villmann. Nii vaatan Mauri siin. No kindlasti tagantkäega. Kindlasti tagantkäega mingisugune MVP, ma eeldan mingi keskmaa äkki. Jah, siin ei ole vaja väga kiiret ketast, sest tuleb mäest alla ka, et... Ja see flip võiks üsna siuke sujuv olla, et taga mingit annukat kiirema kettaga siin vajutada ei saa. Käest väljast on. Haiseris. Läheb üle. Oi, kui hästi läheb üle. Tundub vähemalt esmapirgul küll väga hea. Isegi taha täitsa pikaks. No tee kuskile sinna hotellikka. Par -7. Eestimaa pähklik, lahti arutav. Kohalik poiss Mats-Erik Tõhk. Ei ole hullu. No Mats ka pigem ikkagi tuntud tagantkäe mängija, et... Jaa, kindlasti. Ilmselt samamoodi siin tagantkäega läheb. Ja Mats läbi aastat ikka Holstres on head mängu näitanud, et usun, et potentsiaal ikka on ta ka täna siin selle ajal teisel ringil. Ja ikkagi siit samast pärit, et... Täpselt nii. Ketast ei oska küll pakkuda, et mis bränd see võiks olla, aga mingi sinine. Aga nüüd Mats läheb jälle natukene annukaga. Ja natuke kitsalt on ja... Annukaga on nagu võimalik, aga ma ütleks, et on veidi tehnilisem keeruline annukaline. Samuti avapäeva tulemus par -7. Ei keegi muu. Iginoor Roland Kaur. Vaata selle annuka ja haiser flipiga on ka see, et kellele mis mugavam on, et Roland läheb siin oma lahjema keskmaaga kindlasti siukest kas flatti või väikest haiserit mängima ja läheb üle, et vaatame, kuidas tal õnnestub. Mainiks väga stiilne särk on poisil seljas. Ja läheb ilusti üle. Nii, kas ujus läbi? Opa, ujus läbi ja oi kui hea kikk. Hästi. No super. Ja kuul jääb lõpetama. Avapäeva tulemus par -5. Kristo Raik, väike tutimüts. Väike tutimütsi Kristo siis viimasena. Ja samamoodi tundub, et läheb oma uustava squalliga tagant kätt. Aga enne teeb kindlaks, et ei libise. Kergelt lipp natukene ka siin lehvib, et võib-olla mingi priis siit neid kanaleid läbib, aga vaatame. See tundub ikka väga väike priis olevat. Ja tõmbas väga teravalt ilusti läbi ja
tegelikult see võiks juba olla seal. Ja no on ilusti, noh. Kristo viske puhul oli lahe see, et ta kohe nagu tundus, et läkski teadlikult nagu madalalt viskama, et seal kõrgel lennu ühes osas tulevad lõpuks oksad ette, et praegu ta väga hästi võttis need oksad mängust välja selle madalama joonega. Jah, aga Kristol oli, see oli ka päris äge, et ta committis kohe esimese viskega täiesti lõpuni välja, et midagi pehmeks jätnud. Enesekindel liigutus. Ja nüüd Mats kuskilt Mordorist ja täitsa parri putil ja ilusti. Väga hea vise. Mauri ka. Vesi uliseb. Ikkagi vist taga otseselt kohe midagi vastu ei tulnud, et ikkagi päris pikaks see vise läks. Jah, aga noh, nagu näeme, siis mingi vaade mehel on. Jah, koridor on jäetud talle, vaatame Mauri C2-st. On üsna, tunneb ennast hästi, nüüd vaatame, kuidas see läheb. Kõrge kaarega. Ei on üldse paha. Tundus, et vist ikkagi päris otseliini polnud, et natuke mingisugust annukat ja kõrget putti seal pidi tegema. No kindlasti kerge ei olnud. Mats on mudabasseinis. Jah, seda putti nagu tahaks selles mõttes, et ei taha ringi alguses siin kohe siukse eksimusega midagi ära anda. Ja parriga ei ole üldse halb ka esimesed alustada, et Birdiga ilmselt fieldilt võidad, aga parriga kellelegi ära. Oi kui ilusti. Ilusti parr käes. Väga hea putt alguses kohe. Nii, Rolandil nüüd Birdi putt. Jaa. Ka siuke 6 meetrit, 5 meetrit. No see oli päris kole. Selles mõttes, et ei saagi täpselt aru, et kas läks täitsa keskelt või kuskilt äärest lipsas läbi, aga... Ma just mõtlesin, et kole sellepärast, et mulle tundus, läks täiesti kettidest läbi. Haiseriga lihtsalt jooksis sealt läbi. Ja Kristol väga ilus Birdi fieldilt kohe stroke. Jah, ja saabki kohe kõigilt edumaa sisse siin esimese rajaga. Jaa. Mauril ka siis parriputt. Mingi väike sutsakas. Ilusti. Aga mainiks ka võib-olla selle ära, et kes ise koha peal ei käinud, siis esimene ring oli ikkagi oluliselt talvisemad olud, et täna on mängijaid siin mõnusa 13-kraadise soojaga õnnistatud. No nii, ja rada number 201 meetrit, par 3. No 101 meetrit see rada ei mängi. Ta mängib nii kõvasti mäest üles, et siin on ikka korralikult utakad vaja. Ja tegelikult, nagu me teame, siis saab mõlemad pidi, saab eestkäega, saab tagantkäega. Et mind täitsa huvitab, et millega siin mängijad lähevad, et kuidas nad viskavad seda, et kas viskavad siis flatist üle minevaks tagantkäega või eestkäega Haiserist püsti. No eks ei ole näha, et ma ise pakuks, et Kristo, Mauri ja siis mängivad eestkätt ja tagantkätt. Aga tundub, et juba on pakkumine vale, et Kristo läheb ikka tagantkäega. Sest mulle tundub, et see rada nagu soosib eeskätt rohkem, aga jällegi tuleb välja, et eks igal mängijal on omad eelistused, et vaatame, kuidas Kristo siin tagantkäega. Mina oleks täpselt samamoodi pakkunud. Mingisugune driver on käes. Käest välja tundub hea. Jah, ja tegelikult see ei ole üldse halb play, mida Kristo teeb, et lihtsalt viskab driveri sirgeks, laseb tal ise minna ja veits feidida ja on täiesti ilusti Birdi putil jälle. Täpselt nii, vaatame, kas Mauri vähemalt läheb eestkäega või tuleb siit veel üks tagantkäega kaar. Ole nüüd. Ikka tagantkäega, pakkumine oli täitsa vale, aga vaatame. Nüüd oleks vahva, kui Roland ja Mats läheksid eestkäega hoopis. Mõt see oleks korralik pööre. Vaata, kui ilusti seda väikse ala peal on, näete selle ilma muruta ala peal. Madalamalt. Aga siin rajal on hästi keeruline tegelikult seda kõrgust õigesti tabada, et teine päev oli see pinnas oluliselt mudasem ja kettad ei skipanud ka, et kui kõrgust natukene puudu jääb, siis nad üldjuhul lühikeseks jäävad, aga tundus, et Mauri natuke hüppas, et mingisuguse pika puti luki endale sai. Aga samas jällegi ei teagi seda, et äkki ta tahtiski madalalt minna, et ta sealt mäenõlalt nagu skipaks veits üles poole. Ja, kuigi ma pakun ikkagi, et teine päev see skipi play on siuke üsna kaheldav, et nii palju kui ma ise nägin, siis need kettad teine päev seal ei tahtnud üldse hüpata. Mats. Kas võib äkki olla isegi sama ketas, mis esimesel? Mine kõigest läbi. Ops. Kinni.
ja ütleme, et siin sellest esialgsest käpist tahad ikkagi kindlasti läbi saada, et kui algusse kinni jääd, siis siin üleüldse holstris on niimoodi, kui kuskile väga vara kinni jääd, on suured numbrid kiired tulema, nii et kuigi see aasta isegi tehti päris palju ka sellist harvendustööd, aga teine ring ka sain ise näha, et ma täitsa pakkusin, et sellel rajal see rahv ei ole nii hull, aga puulikaaslane Marger Krumm seal paremal mürada sai seal metsa vahel ja see nägi päris tummine välja. Väga ilus vise rolkult. Kaunis. No see oli täpselt see vise. Haiserist püsti, üle, hoiab ja kui lõpus oleks mingisuguse vähe ägedama skipiga saanud, see oleks täiesti parkland. Mats on scramblemas. Kuskilt mäe alt. Tegelikult see mägi ju ei ole nii nagu väike, kui see siin tundub, tegelikult on ju kõvasti kõrgem. Ja see tõus on ikkagi täiesti arvestatav, et ja oi kui hea lähenemine. Nii, Mauri pikale putile jõudnud. Siuke silma järgi mingi 15 meetrit. Jah, jällegi siuke Mauri range. Jälle siukse kõrge kaarega Mauri läheb, aga jäi natukene tagasihoidlikuks seekord. Rolandil ka täitsa arvestatav putt veel. Tundus, et Mauri oli kuskil muda sees ka vist kõige mugavam ei olnud, et ja võib täitsa vabalt olla. Väga ilus pördi. Arvestades esimese raja sellist läbilibisemist, siis on hea näha, et Roland ikkagi enesekindlalt siin selle putiga suudab endale pördi teenida. Jah, no siukestel puttidel vaata ise ei tee midagi valesti, et tuleb lihtsalt aru saada, et see oli mingisugune halbade asjade kokkusattumine. Täpselt nii. Ja nüüd Kristal ka pördiputt ja kõmdi. Suurepärane algus ka. Kristal 2-2 on juba käes. 2-2 olla päris mahe. Ja Krista on tegelikult tõusnud ka võrreldes teistega siin täitsa poodiummängu, kui esimesel rajal oli ta ikkagi Maurist äkki 4-ga maas, siis nüüd on vahe poolest väiksem. Jaa, et siin on, kõik on ikkagi väga lahtine veel. Jaa. Nii, kolmas rada Holstada Polli discgolfi pargis siis mängib par 4. Par 4 kohta on ta üsnagi lühiki tegelikult 116 meetrit ja mängib sellist placement shoti rohkem, et peadki mängima umbes siia, kus hetkel kaamera on või isegi natukene veel edasi, umbes siia ja siit saad siis eest käe või tagant käega, kuidas ise soovid lähenemise vormistada. Siin rajal olen ka igast odakaari näinud, aga vaatame, kas täna ka näeme siit otse üle metsa mõnda odakaart. No kõigi eelduste kohtalt ei. Ilmselt mitte, aga vaatame äkki keegi läheb kunagi ei saa öelda ära iialit iial põhimõtteliselt. Iigleid on nähtud siin küll selle odaga, nii et jaa, muidugi. Kristal siis tagant käega. Ja täpselt sinna mäe nõlva kinni. See ongi play vist ka siin rajal ikkagi, et mängida sinna taha nõlva ja siis on üsnagi siuke lihtne lähenemine jäänud. Jah, seal on see muidugi see väike silt on ees, et see, kui Krista või keegi sinna nüüd taha toob. Selle viski juures vast veel ei sega, jah. Aga hoolimata, et on nagu lihtsam par 4, siis ikkagi see esimene placement shot on nagu äärmiselt oluline sinna sweet spoti saada, sest muidu on see lähenemine päris keeruline, kui sa sinna näiteks lühikeseks või puudesse jääd, et siis on põhimõtteliselt pördi juba mängust väljas. Absoluutselt, aga ega see teine vise ka ta nagu midagi eriti lihtsalt ei ole, et et on vaja natukene ikkagi, et ta edasi suruks, et kui lihtsalt viskad mingisuguse, põhimõtteliselt siukse nõrga haiseli sinna eestkäega või mingisuguse asja, et siis ja, siuke touchi. Jah. Aga Leaderpooli poisid siin kõik musterneedised ette näitavad ja saame näha nüüd neid lähenemised. Väga hästi jah, siin tehtud ja Roland läheb nüüd väikse annukaga, natuke madal, peab libisema kindlasti. Ei libisenud. Natuke lühikeseks, aga saab puti soojaks äkki. Matsilt harukordne fore. See on juba kõrgem ja natuke julgem kaar. Takerdub ka natuke puudesse, aga natuke vara, et seal ongi see, et kui sinna lühemaks veits jääd, siis pead seda Anheuserit ikka peale saama eest käele või mingisuguse lahjema asjaga viskama, sest et muidu on kohe paremale sinna mordorisse. Krista breikeri põks. See näeb päris ilus välja. See tundub kõige parem neist. Täiesti vastu posti. Vastu toru ja tuleb 3-3 Kristale, et päris hea hooga on ta siin täna seda ringi alustanud. No pigem väga magus alguse. Mauril ka kindlasti oleks nüüd vaja saada esimene roheline kaardile. Tundub, et takerdub ka sinna puudesse, aga mingisugused vaated on kõigil olemas ikkagi. Jah,
kellel lihtsam, kellel raskem. Kohe alustame siit rolku putiga. Täitsa isegi üllatav, et Roland harkputi kasuks või kas tal on see puu seal ees äkki või? Ja ilusti kotti. uputas ära küll, väga hästi tehtud. Kette polegi vaja. Kette polegi vaja, täpselt. No võt. Alla nurka väldid spit-out'i ka, et Roland kohe esimeselt tegi märkmed, pani kirja endale, et keskel enam ei puti. Mauri nüüd oluline ja saab kätte. Vaatas ka seda rolku mõtet järgisid. Holsteri korveda enam ei usalda. Enam keegi ei usalda. Nii Matsil ka. Tegelikult ikkagi väga hästi jõudsid nagu sinna korvi lähistele. Ma ise arvasin, et nad jäävad nagu kaugemale miski pärast. Ja potentsiaalne esimene täitsa võimalik, et siit tulebki. Kui Kristo nüüd 25 sentimeetri pealt kuidagi, ma ei tea, pead alarauda. Aga ilusti selle siis seda tõstab ja tegi veits natuke nalja ka, et ja seisud lähevad järjest tihedamaks. Jaa, kõik tahavad ikkagi oma osa saada. Ja nüüd jõuame 4. rajale, paar 420 meetrit. Ma ütleks, et üldse mitte lihtne paar 4. Esimene vise väga nõudlik, teine vise sama nõudlik. Ja ütleme nüüd siin kohas, kus see kaamera hetkel on või natukene edasi korvi poole tahaks ka olla. Ja teine vise, ja siin on üks äge puu on keskel ees, et ma arvan, et sinna on ikkagi väga-väga mitmed visked lõpetanud, sest see jääb õigele trajektoorile ette. Aga nüüd ongi huvitav, kuidas meie leadcard seda mängib. Ja tegelikult see play, mida Kristo hetkel teeb, on väga-väga hea mõte. Täitsa kaalusin isegi seda. Ja ei teinud. Ei teinud, mängisin ikka tagant käega 2 päeva. Aga siin rajal ka varasemalt on mängitud siis OB reegliga, mis Holsteris on suhteliselt haruldane, aga sellel aastal oli see muudetud relief area reegliks, ehk siis sellel rajal OB-d ei ole, mis teeb ta gramm lihtsamaks. Et kui tiibelt teed näiteks viske, mis natukene pikaks pushib ja sinna vette jõuab, siis saate relief areaga ikkagi ilma karistuseta natukene mingisugusedki lähenemisvõimalused ilma karistuseta. Et üsnagi selline mõistlik muudatus. Hetkel ei vahele Rolandi vise, see oli ikka väga-väga hea. See, kuidas ta õigel ajal feidima hakkas, ma arvan, et see on ideaalses kohas. Ja Mauri samamoodi eest käega väike põks sinna keskele ja ma arvan, et sealt on ülihea edasi minna. Tundub seda foreblade'i mina väga palju varem ei ole näinud, aga tundub, et nüüd on hakatud praktiseerima seda rohkem. Ja tundub, et töötab. Jah. Nii Matsin ka mingisuguse roosa kettaga. Nüüd natuke jääb sirgeks hoidma, aga tundub, et me ikka tegelikult päris hea koha peal vist ei seisma, kui ma õigesti nägin. Ja tegelikult see Mauri koht ei ole ka halb. Ta on küll natuke nagu lühike, aga siit eest käega ma arvan saab nagu ideaalselt põhimõtteliselt visata, et ja Mauri eest käsi ka ülihea ja täiesti pargitud. Mis nii ka. Väga-väga hea vise. Matsil on nüüd tegelikult vist isegi päris nagu hea koht, et nii tagantkäi kui eestkäe variandid ja on täitsa vaba fairway otse ees. Võib-olla run-up on natuke keeruline, et mingid vitsad seal püsti on, aga vaatame, kuidas ta selle viske sooritab. Tundub vägagi lubav. Viljandi poeg. Ja läheb. Ja jälle kaks väga head lähenemist. Nüüd Kristol on eeskäe käinud lähenemiseks natuke siuke võib-olla gramm tihke nurkaga, aga kõik on veel tehtav selles suhtes, et siit on niisugust hästi nagu suruvat eest kätt vaja, et nüüd sinna ja Kristo sealt saabki puuga kätte kahjuks. Ja Rolandil on lausa jump put. Okei, see on küll mega. Ja täitsa okei lähenemine, natukene väeb putidega. Mingisugune mõni meeter. Ja siin ongi nüüd seda relief aja ka näha, et OB alas ei ole see aasta. Väike roll, aga see ei ole hullu. Jääb sinna sama pullika juurde. Nii, Roland jälle harkputt. Praegu küll jälle ei pakuta ka mingit muud varianti, nii et vaatame. Väga ilusti sisse. No nii, Roland ka tegelikult täitsa hea algus. Ma usun, et rolku jääb harkputi peale. Sest tundub, et tal on hästi mugav hetkel see, et ja Matsilt üli hea pördi samamoodi. Täpselt nii, ja vaatame, Kristal on vist parriput, eks? Jah.
ja Mauri saab ka rohelise siit äkki kirja. Kahjuks 4-4 ei tule, aga ütleme nii, et ülialgus on tehtud selle jaoks, et see ring kujuneks üliheaks, nii et 3 pördit, 1 parr. Super. Mis puu said üldse? Oleme jõudnud siis 5. rajale. Tegu jälle üsna sellise tehnilise rajaga. Parr 3, 95 meetrit ja siit otse ta läheb ja hakkab vaikselt keerama paremale mäest alla ja üldiselt on jällegi populaarsem siis mänguviis eestkäega ja üsna nii-öelda pördi võtmise mõttes päris keeruline rada, et kas just boonuspördi, aga kindlasti selline pördi, mida on üsna keeruline saada. Ja, ta vajab sellist nagu natuke nagu hõljuvat viset, et sa ei saa visata näiteks kange eest käega, sellepärast et ülestabiilset ketast, et muidu ta lihtsalt kukub ära, vaata. Aga samas natuke minna madalamalt ja niimoodi teravalt, siis kangega tegelikult nagu on täitsa tehtav, aga siin Roland läheb kõrgelt ja hõljuvalt, nagu just Markus ütles. Ja no täiesti teadne põhimõtteliselt putil ülest. Tundus väga kaunis kaar, jah. Vaatame, kuidas Mauri sellele vastab. Ma ise ütleks seda, et see on väga ideaalne rada ka tagantkäele, kui seda tunnelit õigesti tabad. Et ikkagi see Anheiseriga sinna, või mingisuguse putteri Anheiseriga sinna tunnelisse purjetama ja ma arvan, et õige tabamise korral on see väga hea. Opa! Mauri väga laialt, kas mahub sealt okstest takerdus ikkagi kinni. Lõks liiga laialt, jah. Aga liiga sügavale kuskile Olstere Mordorisse see ketas vist ei läinud, et mingisugune lähenemisvariant on. Siin rajal on kindlasti oht ka see, et kui sa ikkagi seda ketast sinna kanalisse nii-öelda sisse ei saa, siis ja ta sinna puudesse kinni jääb, siis võib olla päris keerulisest kohast ennast leida, et paremal on nagu väga paha olla. Vasakul võib-olla on gramm hõredam, aga kohene scramble siis pärast sellist visat siis peab algama. Vaata, Kristo vist läheb mingisuguse... Väga kange asi tundub käes olla, et kas on see Hellfire, Machete, midagi sükest, ma pakuks. Võib-olla küll, jah. Hetkel muidugi siit aru, see võis ka mingi muu logo olla. Aga see kange ta on. Ja jõuab ilusti läbi, et järjekordne pördi võimalus küll natuke kaugemalt, aga võimalus on võimalus. Ja Mats ongi nüüd siin paremal, millest ma just ka rääkisin, et nagu näha ikkagi tummine siuke võsa on ees ja üsna kehv asend ka Matsile siin jäetud on, aga äkki leiab mingisuguse pilu, kuhu see ketas saata. Teed esimest distantskorvi inimest pikk ei ole, aga... Jaa, ta on nii tehniline vise ja oi Mats! Väga hea vise. Kohe näed kohalik. Ta on ilmselt seal augus mingi 200 korda viibinud. Ilmselt küll, aga eks Matsil on see scramble täna vähemalt siiamaani küll väga paigas. Jaa, väga hästi. On see ülioluline. Ja Maurit samamoodi ülihea lähenemine. Jälle vastu posti. Nii Kristal nüüd võimalus momentum jälle võtta ja... Selleks päris magus. Ja kui siit 5. saada pördi, siis on kindlasti väga hea edasi ka minna. Nii... Siit tundus, et läks nagu läbi korvi, aga taga puu püüdis kinni. Nii Roland Drive ikkagi nagu väga lähedale jõudis tegelikult, aga huvitav vaata, eelmisel just arutasime, et hea park puti peale nüüd proovis üks jalg ees putti ja eksimus ka tuli. Jah, eks näha, sellest ring on veel pikk ja ma arvan, et Roland saab oma puti siin veel ilusti käima. Aga nüüd siin Kristo ja Mats ka tõstavad sisse ära. Parri frame, mis on tegelikult selle täitsa oodatav, et see on nagu väga tihti niimoodi see rada lõpeb, sest et siin drive'iga täitsa ringi jõuda on raske. Roland meile seda näitas, aga kahjuks seekord natuke enne pöördis üks puut on veel. Kohe saame öelda, et Parri frame. Ja hästi ilusti tehtud. Nii ja Disc Golf Express Patreon, et mida Patreoni näed, sisu enne kui teised, osaled ägedatel loosimistel, näiteks eratreeningud, kettajahid, kõik asjad ja oled kindlasti kursis, mis järgmiseks. On spetsiaalne chat tehtud, kuhu jagatakse kogu info, väga ägedaid asju toimub ja hakkab toimuma, kindlasti soovitan toetada. Ja rada number 6, parr 340 meetrit.
kas selle kohta võiks öelda, et Eesti kõige raskem par 3? No birdie võtmise mõttes kindlasti jah, et ringi visata siin, ma ei tea, mina julgeks öelda, et inimlikult üsna võimatu. et jah, tahab siukest eestkäeviset või siis tagantkäe mingisugust heiser flip üle minevat, aga jah, ütleme nii, et enamasti ikkagi eestkätt. Tavaliselt jäädakse sinna mingisuguse, ma ei tea, 40 meetri peale, kuskil 40-50. Eeskäe puhul on väga head drive'id mandrud umbes 40 juures, aga see aasta on rada natukene siin seda võissi ka puhtamaks tehtud ehk natukene mänguruumi rohkem, aga ütleme nii, et väga keeruliste nii-öelda birdie võtmise mõttes radade hulka ta kindlasti kuulub. No ütleme niimoodi, et selles suhtes see, et kui võssi on maha võetud, distantsi ta nagu ära ei võta. Ei, kindlasti. Et seda nagu selles osas ta lihtsamaks ei tee. Ja rolkusid kohe eest käega. Ja rada mängib ka tegelikult korralikult üles mäge, et see distants kätte saada on nagu keeruline. No see on siuke täiesti tavaline, väga hea vise. No selles suhtes, et see on super. Hea viske puhul siuke tavaline maandumiskoht. Jah. Mauriga eest käega. No Mauril on selles suhtes päris terav eestkäsi, et täitsa huvitav, kas tema läheb natukene rohkem seda nagu push ima või siis ta viskab ka samamoodi mingisuguse, ma ei tea, keskmiselt kangega lihtsalt ennast sinna. Tundus ka natuke mingi aeglasem ketas. Kisas ja see lõi välja. Seal on veel võimalik paar päästa, aga vaatame, mis Mauriselt välja mõtleb Mats. Muidugi ei ole üldse lihtne, kui sellest mäest sealt üle ei saa, siis muutub rada päris keeruliseks kohe. Aga seni, kui nii tee peal oled, siis on veel mingisugused võimalused. Absoluutselt. Aga näed, Mats läheb ka eest käega, et siin ikkagi tagant käega pigem ei mängita, ma ütleks. Pigem mitte, et see on tee peale ja ta on tagant käega väga raske, et võib-olla tõesti, kui keegi nüüd birdit tahab minna võtma, siis võib-olla mingisugune tagant käe hullus tuleb ette võtta. Annuk Flex, kes läheb? Sai mingisuguse puu vist sinna natuke sisse poole. Jah, no Matsil on hea scramble on täna, vaatame. Ja Kristo ka eest käega läheb sinna kanalisse purjetama. No vot see on väga hea. Ülihea ise. See on väga heas kohas, ma arvan, üks 60-65 meetrit korvin äkki. Arvad nii palju või? No ka tundus, aga eks kui Krista viset näeme, siis saame uuesti üle hinnata. Esmapilgul tundus, aga eks vaatame üle. Nii, Mats nüüd scramblime selle. Ja tuleb jälle ilusti läbi. No ütleme jah, et vist ma arvan, et ta ei läinud korvi alla mängima seda. Ja targa mängumehe selle sinna tee peale viskas ja tundub, et üritab siis parima võtta, mis siit on, et neljaga siit ära minna. Mis on ka väga oluline oskus holstras, et mitte minna hammustama liiga suurt tükki. Mauri siit eest ka teele saadab. No nii, ja kuhu jõuab? Ja väga hea ise ju. Kui ta sealt kohast pari ära päästab, super. Väga hästi visatud. Tundus, et see nurk jäi talle ka täitsa selline nagu mugav, et sai nägi veel korvi, et vise ikkagi tiibelt oli piisavalt hea. Rolandil vist on ka siin. No samamoodi, väga okei lähenemine. Väike putt veel jääb. Jah, ta on mingi 50 ja umbes korvini, jah. Et tegelikult ju iso fore. Väga hea fore kindlasti. See on perfektne, siit väga palju rohkem soovida. Ma ütleks ka, et siit ei ole väga midagi soovida rohkem. Pehme fore põks. Breikeriga sinna ja ütleme, et ikkagi suures pildis korvi lähistel, et... Täpselt nii-öelda gameplani järgi mängitud. Aga samal ajal, kui meil siin meie leaderpooli mängijad seda rada mängivad, siis statistikat vaadates siis 2 päeva peale siit rajalt ühtegi birdit ei võetudki, et see ka kirjeldab selle raja nagu raskusastet. Jah, et mis pole tegelikult üllatus. Jah, pigem ei ole, et ma mäletan, kunagi vist kas see oli Simar Vilman, kes siin throw-iniga võttis ühe birdi. Ta vist viskas alaraud äkki. Või oli alaraud midagi, et võib-olla pole siis üldse siin väga birdisid nähtud, aga... Ja võib-olla Mats on näinud oma pika kogemuse jooksul. Mine tea, vaatame. Nii. Okei. Seda on nagu päris nagu valus vaadata, et Rolandil need korvid ikka üldse ei taha hoida täna, et tegelikult putt tundus suhteliselt nagu okei. Et ei olnud väga ääres, aga... Rolkul on vaata see, et tal on päris tugev putt ka. Et selles suhtes muidugi, mis ei õigusta seda, et see iga putt peaks olema spit-out, on ju. Et aga ütleme niimoodi, et nii on natuke keerulisem selles suhtes, aga ma ei tea, vaatame edasi siis. Jah, aga 7. rada on siis taaskord üks par 4, 144 meetrit pikk.
ja mängib siis siit üsna pikalt niimoodi otse. Vahepeal on üks siuke väike org, kust ideaalis siis tahaks, et suudad kettlist üle visata. Ja ma pigem liigitaks ta siukese raja alla holsteres, kus sa pigem tahad pördit võtta. Ta kindlasti ei ole lihtne, aga ütleme, et ideaalne koht ongi see, kus kaamera hakkab vaikselt jõudma, ehk siis siin pöörde peal, ütleme nii-öelda ideaaldrive'id maanduvad umbes kuskil siin ja siis jääb sul siuke väike ülesmäge põks veel läheneda. Et selline võiks see mänguplaan olla, aga eks siin on palju puid ja muid takistusi, mis siin mängijatele hakkavad ka vastu mängima, aga vaatame. Ja seda rada saab vaata mängida mõlemat pidi, kas tagantkäega nagu hästi ründavalt või eestkäe haiseri mingi flipiga, sellepärast, et seal paremal pool tegelikult ei ole mingisugust hullu raffi, et ma arvan, et hästi paljud mängisid lihtsalt sinna haiseriga ja sealt sai väga hästi läheneda ka. Ja Mauri läheb siit kindlasti nüüd natuke hammustama. Ja kehva puu, aga tegelikult jääb vist isennest fairway äärde, et sealt Foranuka kannab. Midagi on võimalik küll, et vaatame, kuidas Kristo selle tiiviske siin lahendab. Siin rajal on kindlasti ka oluline kõrguste mäng, et kuna nii-öelda maastiku ja see kõrgus vaheldub üsna palju, siis tuleb tabada kõrgus ka õigesti. See oli nüüd natuke kitsas. Läks vara käest. Noh, jällegi siin rajal ei ole väga keeruline see ketas vara käest saata, et hilja ju ei taha. Ja, aga no siin rajal on, ma ütleks ka seda, et nii kui see tii pealt eksid, siis on tegelikult pördi põhimõtteliselt ikkagi kohe mängust väljas. Ja Roland samamoodi. Täpselt sama joon nagu Kristol vist. Jah. Vaatame, mis Mats suudab parandada natuke. Matsile siuke koridori tabamine, ma arvan, temale kui mängijale peaks see üsna tugev külg olema. Jah, tema spetsialiteet. Ja väga ilusti flippas. Ja liigub. Ja, väga hea vise. Sealt on nüüd kõik võimalused ilmselt nii eestkäe kui tagantkäega läheneda, et kuidas vähegi hingi hääldab. Vot see on huvitav koht. Ja, Roland peab seal puid raiduma põhimõtteliselt, et kettan jõuda. Aga nüüd siin on tõesti, et ainult 4 mängida kuidagi, et siin enam pördi variante põhimõtteliselt ei eksisteeri. No seal Narnias kindlasti mitte. Sealt tahad kuidagi tee peale saada ennast. Aga Rolko tegi väga hea scramble viski, et väga heas kohas maandub. Aga Krista läheb äkki odaga? Paistab nii. Kuskil üles taevas seda vaatab. Need on kõige edamad hetked, vaata, et kui keegi on kuskil Narnia, siis need hakkab käe ringi tegema, vaata enne. Tead, et alati juhtub alati, kas läheb väga hästi või väga halvasti ja loodame, et... Ja tundub, et tõesti oli liin, kas... Okei, väga huvitav oleks näha, kui see ketas maandus, eks siis kui Kristo sinna puttima läheb. Ja Kristolist sai ketas nagu piisava distantsi kätte, et see odaliin tal avanes. Jaa. Siit Mauril jäänud üles Mäkke eestkäe Anheiser. Kas läks lõpeb välja? Nii tuleb. Oi, no väga ilususe. Ja lähenemine. Nii, Mats nüüd sweet spotist lähenemas. Nii, et see korvi peale. Väga hästi sooritatud. Mauri kõrvale kohe sinna samma. Aga siin lähenemistel ka kindlasti jälle see kõrgusvahe natukene lisab siukest skill jälle juurde sellele viskele, et täiesti siuke tava lähenemine ta ei ole, et pead suutma ka kõrgused arvestada natuke. Ja Roland teeb sinna seda väga hästi. Just. Nii, aga Krista nüüd vist tundub, et on nagu nii-öelda korvi suhtes pikaks äkki viskanda? Või nii-öelda raja suhtes? Ja no sinna nii-öelda otse edasi veel. Ja vaata, siib kuskile taevasse oma putti. Nii, no ütleme, et... Arvestades avaviset, siis tegelikult päris nagu hästi lahendatud. Pigem väga okei. Siit siis pördi võimalus. Ja saab kätte. Selle võtab. Väga ilusti tehtud. Nii, Mauril ka pördi võimalus. Ja olemas. Jaa. Mauri nüüd natukene on jälle suutnud hingamisruumi on tal tekitada, et paar viset on tal seal tagalas varuks. Ja see on ainult hea holstris selles suhtes, neid viskeid täitsa vaja. No nii, rada 8, par 3. Noh,
muidugi metraaž ütleb ühte, tegelikkus on teine, et 100 meetrit näitab siis pikkusekaart, aga noh, reaalsuses üles mäkke, mis ta võib mingi 125, 130 mängida kuskil niimoodi. Vähemalt 120 tahmist saada. Ja me enne just vaatasime, kas viimasel päeval võttis ainsa bördi Mart Meeru. Siin ajal äkki isegi oli rohkem. Okei. Aga kindlasti siin kõik need bördid on nagu väga nii-öelda impressivad. Bördisid oli rohkem, aga Mart Meeru võttis bördi, see oli üliäge. Tervitasid Mardile. Jaa, tervitasid. Et oli throw in vist hoopis. Jaa. Siis on eriti vahva kohe poole ringi peal siuke boost. Ei tee seda kuidagi nagu halvemaks, et see just on väga äge. Ja siin peamine see play ongi Eestki Anheuser. Tagantkäega pigem bördit ei mängi. Tagantkäega pigem ilmselt mängid seda barriks, et on võimalik kuidagi ka tagantkäega rünnata, aga ta on kõik üsna keeruline, et jah. Aga jah, et siin on see, et selle Anheuserile tuleb kõrgust anda. Ja ta peab olema jällegi vaata õige kõrgus, et natuke kõrgele paned, siis jääb ketas kangeks. Jah, madalales on katroll. Täpselt. Jah, et see on hästi tehniline vise on siit. Ja tegelikult neil teiskäega 120 pluss meetrit see vise ja tabade kõrgus ja nurgad ja kõik õigesti on ikkagi päris keeruline. Tükk tööd, jah. Absoluutselt. Vaatame, siin on hetkel olnud siis 3 viset, nüüd toob Rolku. Kuidas tema seda? Forannuks läheb. Vot see on ju väga hea. No ütleme ikkagi päris hea vise. Väga soliidne vise, jah. Kristo kuskilt puude vahelt. Siin rajal ka see rahv on ikkagi väga karistav üldjuhul, et nii kui fairwaylt kõrvale kaldud, siis lähevad asjad üsna pimedaks ja raskeks on. Kas see mingi puu või? Jaa, aga need puud just äkki on juba isegi täitsa ringi ääres, et sealt mingit rolli või asja ei saa vaata, et kui ta sinna kehvasti peaks minema ja on juhtunud. Mauri ka tegelikult korvil isegi üsna lähedal, aga kuna ongi palju üles mäge, siis ikkagi vise tuleb siit sooritada ja teeb seda väga hästi. Ja väike randme nõks eestkäega. Mats ka eestkäega, oma parri vormistamas on ja teeb väga ilusa lähenemise. Kõigil seal 3 on parriputid olemas. Vaatame, kas Rolku saab. Saab isegi jumperiga minna. Jah, väga nagu arvestatud soliidne distants tegelikult Rolandil teist käega. Oota. Keti puutada. Jep. Väga hea parr. No see koht, kus ta oli ka vaata. Ikka väga-väga hästi. Ja siit siis kõigile parrida. Kindlad parrid, jah. Ja. Väga okei. Täpselt nii. Hakkab vaikselt frontline veel lõppema. Ja frontline'i lõpetab nagu ikka 9 rada. Ja selleks on par 329 meetrit. Koos 6. rajaga ma üsnagi liigitaks selle siukse natukene ülepaisutatud võimatuks par 3-ks, kus siis bördi võtta, et siin ka bördisid äärmiselt harva näeb, kuna ikkagi joon on, tavaliselt mängitakse eestkäega, on ka mingi ründavam tagantkäejoon, aga bördi võtmise mõttes on ta väga keeruline rada ja samamoodi on ka drive'iga eksides off-air veel rahv on nagu väga ikka välja kutsuv. Mauri eestkäega tundub päris hea ja tundubki, et siuke lihtsalt sinna nii-öelda fairway peale ja 3-ks mängida, et ma arvan enamus fieldi ja enamus mängijatest siis sellega niimoodi mängib, et lihtsalt üks eestkäe siuke haiser sinna keskele ja siis teine eestkäsi veel järgi ja 3-ks mängida. Ja või jump put. Selles suhtes, et Mauri kohast võib-olla tema saab juba jump putida. Võib-olla tõesti. Aga ja Mats samamoodi tundub, et midagi sealt otseselt hammustama ei lähe, et pigem viskab ennast sinna keskele, aga vaata, kui hea ground play see oli. Et see on super vise. Jaa, aga selles suhtes, et ega rada nagu kuskilt otsast lihtne ei ole, et kuigi teda peamiselt parriks minnakse mängima, siis lihtsa rajaga tegu ei ole, et väga palju boogisid ja double boogisid siin ka näeb, et nii kui tiibelt vise natuke ebaõnnestub, siis tegelikult tummises võsasse ennast leiad jälle. Ja no sellepärast ilmselt minnaksegi seda parriks rohkem mängima, et seda nagu hullult ei juhtuks, aga ütleme niimoodi, et see esimene placement vise, kui sa parri tahad mängida, ei ole ka kuidagi lihtsam,
nagu Kristo ka natuke eksis pikaks, kust võib mingisugused nii-öelda vaated veel avaneda, aga kindlasti midagi väga lihtsalt sealt ilmselt olema ei saa, ja Roland samamoodi siis niisuguse lay-up'i teeb, kus ta endale niisuguse fore lähenemise jätab. Ja tegelikult päris heasse kohta jõudis isegi, et siit mingisugune 40-50 on minna mäest alla. Aga jälle niisugune Holsterile omane natuke tehniline niisugune mäest alla. Väga ilus lähenemine. Väga hästi sooritatud ja Mauri, nagu sa mainisid, jump-putil. Jah. Ja võtaks isegi täitsa läks run-ima äkki. Okei. Täitsa oleks huvitav küsida Mauri käest, et kas see oligi nagu tahtlikult run-ima mindud, aga väga lähedal oli siin see birdi. Et oleks vahva olnud seda nii-öelda kaamerapildis näha, siis tahaks teised ka, kuidas siin birdis võtta. Keegi küsis, et sa läksid run-ima või? Aga Mauri vastast ei kuulnud. Ei kuulnud ja kahjuks. Nii, aga Kristo äkki päris hea koha peale jõudis tegelikult, et pikaks küll, aga täitsa tegelikult ma arvan, et Kristo läks seda proovima. Tundus vähemalt niisugune liin, et ta ei läinud lihtsalt alla viskama, vaid ikkagi kettal oli hoogu. Jah, vähe agressiivsema joonega see tuli, et päris hästi läbi jõudus. Ja Mats saab ka proovida. Ja Matsil tegelikult väga head nagu avadrive, et jump-put täitsa niimoodi 1.20-25 meetrit, et väga hea tulemus. Jep, Rolandile porr. No siit siis clean up. Kristol on vist kõige kaugemal äkki või? Ülejäänutel on niisugune pigem lihtsalt tõsta sisse. Vopsti. Olemas. Tundub, et plaani järgi siin kõik mehed parri on vormistamas. Vaatame veel viimased putid siin, kas saavad hakkama. Ja olemas. Nii, ja Maurile ka siis front nine lõpetuseks parr. Ja ongi front nine vaadatud. Seisud jälle üsna tihedad, nii et back nine kindlasti põnev tuleb. Absoluutselt, et on mida oodata. Ja, täpselt nii. Nii et kohtume back nine'il.